No nii, jätkan oma mõtisklust siis nende 4 iidoli kohta. Et arutasin, et mõtiskluse esimeses osas, et igal inimesel on nagu sellist 4 nõrka kohta, nagu 4 teemonit võib-olla, kes nagu piinavad. Need 4 iidolit ka tahaks kummardada, mis on siis võim, naudingud, raha, selline au on mõeldakse prestiiži, tunnustust. Ja elu teeb huvitavaks see, et erinevatel inimestel ei ole need sama jõuga, et on alati mõned, kes on tugevamad ja alustada, mis on see kõige hullem, mis on see Achilleuse kand, mis on inimesele kõige raskem, kui sul piinasid nagu põhjustab, on vaja kasutada eliminatsioonimeetodit. Ja mõtiskluse esimeses osas ma juba elimineerisin ära võimu, sest mulle ei meeldi öelda, mida teised peavad tegema, ma ise ei taha, et mulle ka öeldaks, mida mina pean tegema. Elimineerisin ära juba ka raha, sest et mul on palju raha, aga midagi nautida ma enam ei saa, siis mis mõte sellel rahal on, eks ju. Erilist mõtet enam ei ole. Pealegi eliminatsioon, nagu ma juba esimeses osas ka seletasin, ei tähenda seda, et ma lähen nulli asjadega, seda lihtsalt minnakse keskmiseni. Ja järgi jäid siis nüüd naudingud ja siis tunnustus, prestiiž ja au. Ja see on nüüd huvitav koht, et kui ma saaksin ise valida, ise olla nagu jumal, kes ennast teeb, siis ma vahetaksin need kohad kindlasti ära, paneksin endale iidoliks naudingud. Aga kahjuks minu puhul nii ei ole, et ikkagi, kui ma pean nüüd järgmise elimineerima, siis ma pean elimineerima naudingud. Ja siis minu Achilleuse kannaks jääb siis au, prestiiž ja selline. Et sellise iidoli kummardamise üks tunnused on see, et mis see viimane on, et see põhjustab ikka kannatusi ja negatiivseid emotsioone. Kuidas ma seda nüüd olen asunud endaga nagu tööle, kuidas ma asunud seda leevendama, otsides olukordi, kus natuke ka võib-olla seda olukorda lahti mõtestades, eks ju, et näiteks hea näide on see, et kui ma olen välismaal, ma olen küll väga suur rahvuslane ja nii edasi, aga ma kuidagi naudin alati, kui keegi ütleb, et ta ei tea, kus Eesti on. See näitab seda, et kõik, mis toimub siin ja mis toimub Eestis, on tähtsusetu. Enamik inimeste jaoks maailmas. Ja teine asi on see, et ma kordan talle pidevalt, et ei tohi otsida tunnustust inimestelt, kes kelle see ei meeldi, kellega on väga selline teist laadi kulgemise viis, teist laadi olemise viis. Ja kui ma olen mõelnud kohtade peale, kus ma elus olen olnud tõeliselt õnnelik, ongi see, kus need kohad, kus seda teemonit ei ole olnud. Ja enamasti siis välismaa, sest üks minu asi, mida ma teen inimestele seletan, meil on see teisejärguline kodanik või minu jaoks on see kõige õnnelikum asi üldse, sellepärast, et siis ei ole nagu kohustust kuskil osaleda ja siis on nagu võimalik elu päriselt nagu nautida. Ja välismaal ongi nii, et kui ma mõtlen, et kõige õnnelikumad õppeprotsessid, kui ma õppisin 2005. aastal Vikis katalani keelt, siis ma olin meeletult õnnelik ja see õppeprotsess oli väga kiire. Et 3 kuud pärast nullist alustamist ma nagu suhtlesin juba vabalt, nii et see oli minu jaoks oli tohutult kiire. Ja ma arvan, et see just sellepärast, et teemonit ei olnud. Ja teine võimalus oli siis, mis oli 2000, ma ei mäleta, mis aastas oli, 11.